Kalanduse Teabekeskus tahab välja töötada mobiiltelefonil rakendust, millega oleks võimalik ära määrata kõik Eestis elavad ja Eestist leitud kalad. Esmalt me tahaks muidugi töötada välja määraja, mis määraks ära, ütleme 45-50 liiki, mis meil on põhilised, mida saavad nii kutselise kalurid kui ka hobikalastajad. Perspektiivis tahaks siis teha, et määraja saaks ära määrata kõik 100 kalaliiki. Et välja töötada seda kalaaju on meil vaja võimalikult palju fotosi kõigist Eesti kaladest ja nüüd me pöördumegi kõigi inimeste poole, eestlaste poole, kellel on kalapilte, kes käivad kalal, kes pildistavad kalu, kes käivad turul, ostavad kala, pildistagu neid kalu. Lühidalt kõigi poole, kes on sellisest rakendusest huvitatud, et nad saadaks siis kalapilte juures olevale aadressile. Kõigi kalapildi saatjate vahel me loosime välja siis esimeses etapis 3 spinningu komplekti ja tulevikus veel, sest tegemist on ilmselt väga pika protsessiga. Ei ole päris nii, et me siin kuu ajaga rakenduse valmis saame. Ja pildistada võiks siis niimoodi, et kala oleks terves ulatuses, ninamikust kuni sabauime tipuni ja kui võimalik, siis suhteliselt ühtlasel taustal. Muidugi pidevalt on ju olemas kutselistel kaluritel paadis kas penokast või see must kalakast, et panna selle peale, kalastajal on seal kilekott või mingi muu asi, panna selle peale, aga võib ka täiesti muru peal pildistada. Aga soov on, et mida ühtlasem oleks taust, seda parem on siis ajul endal õppida kalapiltide järgi. Kõik, kes pilte saadavad, ärge häbenege, et kui te arvate, et haugist on kindlasti sadu pilte ja mida ongi, siis ärge häbenege, saatke ikka. Me ise sorteerime need ära, masinõppel, mida rohkem pilte on, mida kvaliteetsemalt, seda parem. Ärge häbenege seda, et te võib-olla ei tee nurul ja latikal vahet. Meil on endal spetsialist, kes sorteerib kõik pildid ära siis, et nurg läheb ikkagi nuru alla ja latikast läheb latika alla. Seal rakenduses, kuhu te saate neid pilte siis laadida, seal on küll niimoodi, et te saate panna kala siis teatud konkreetse nime alla, kui te arvate, teda õieti teate ja pangegi või panete lihtsalt tundmatu liik. Küll masin õpib ja spetsialistid niikuinii söödavad masinale ta juba õige nime all ette. Mida rohkem on pilte, seda parem tuleb rakendus. Ja ilmselt rakendus ka töötatakse välja mitmes etapis, sest lihtsamate liikide pildid saavad meil võib-olla varsti kokku. Ütleme võldas, hink, mudilad, trullingud, sellised väiksemad liigid, mida satub nagu harvem ette. Kindlasti nende piltidega on raskem, aga perspektiivis me tahaksime ikkagi, et kõik 100 liiki Eesti kalu oleks määrajas tuvastatavad. Kui kala pildistada, siis ideaalne oleks, et kala oleks ninamikust kuni saba tipuni nähtav ja mida ühtlasem on taust, seda parem. Ja kes viitsib, väga hea oleks, kui viitsiks veel teha pilti ka eraldi peast või eraldi sabast, sest tihtipeale määramistunnused on just seal. Aga rõhutan veel, et parem ärge häbenege, saatke pilte, millised nad on, küll meie spetsialistid sorteerivad, mis läheb käiku, mis ei lähe. Ja rõhutan veel, et kõigi pildi saatjate vahel loositakse juba oktoobri lõpus 3 spinningu komplekti ja siis tulevikus jälle.